lugupeetud maestro, millised on teie õnnistussoovid, sünnipäevasoovid Eesti Vabariigile tema 100. juubeliks? Ma ütlen ainult ühe lause praegu. Ma soovin, et Eesti rahvas ise oma ülesande suurusest ja tähendusest au saaks. Mida sa arvad nendest noorematest põlvkondadest? Kas nad suudavad hoida meie riiki? Kuule, ma ei oska seda pimedast peast vana inimeste vabrikus elades. Ei oska seda nendele ette kirjutada. Sest esimene ellujäämise saladused on teistsugused kui kõik. Mis tunne on olla Eesti Vabariigi 1 aasta vanem? No kuule, Eesti Vabariigi ma hakkasin tundma siis, kui mulle pandi sõdu või müts pähe. Kõrva sõjakooli 1. klassis. Kas sinu unistused seoses Eesti Vabariigiga on täitunud? Kahjuks ei ole. Palju on sind laul, muusika toitnud, aidanud? Kas on võimalik seda kirjeldada? On küll. Mul on Eesti luule ja luuletustele kirjutatud muusika kasutamise juurde olnud väga palju rõõmsalt elamusi. Näed, kui ilusasti nad oskavad ütelda, kui ilusasti nad oskavad mõtelda. Ja eesti keeles välja ka ütelda. Eesti rahvas oli kummaliselt hea rahvas. Ja seda ei ole mul sulle mitte keeruline võimalik seletada, see ma olen kiriku inimene, kes kirik ütleb, et ära. Ja see, mis see ära on, seda peaks iga inimene omale ise ette kirjutama, kuidas ta ennast saab teha teiste inimeste hulgas hästi tolereeritavaks kaasestlaseks. Hea Roman, mida sa sooviksid järgnevaks 100 aastaks Eesti rahvale, sellele riigile, mida nad on ehitamas? Et ma soovin, et Eesti rahvas oma kodu leiaks, oma päalikud leiaks, oma juhid leiaks. Et nad oma vahel kogu aeg ei pea. See ma tülitsen. Need on sellised prohvetlikud sõnad. Eesti rahva ajalugu on nii presitud ja surutud olnud, et tal ei ole aega oma iseloomu veel kujundada. Aga loodame, et see ka kiriku kaasabil, kes praegu natukene rööseleb, et see ka kiriku kaasabil võib.